nii, kui sa oled valmis, siis võid alustada. Minu nimi on Eerik ja ma olen miljonär. Vaesus ehk rahakus, jõukus, viletsus, kesisus. Vaesus on jõudnud tänavatele. Selle nädala läbiv teema on rahaprotesti. Kohalikul mehel õnnestus tänu loto jackpotile tühjendada oma terve pangakonto. Politsei tabas kurikuulsa rahapõletajate grupeeringu. See on viimaste aastate jooksul saanud suuremaks probleemiks. Umbes 10% inimestest maailmas on liiga palju raha, et elus toime tulla. Täna me vestleme 22-aastase Eerikuga, kes on sarnase saatuse tõttu elu hammasrataste vahele jäänud. Tänase seisuga on mul kontol 1 253 484 eurot ja 22 senti. Kuidas sa toime tuled? Eile võtsin järjekordse SMS laenu. Pangast mulle enam ei anta. Kas sa oled kunagi limiiti ka ületanud? Korduvalt. Limiit oli kunagi suurem, aga pank on nüüdseks vähendanud seda. Peale seda on üldse kõik raskemaks läinud. Kas sa oled püüdnud sularahaga hävitada? Aastaid tagasi. Nad jälgivad. Uuringute põhiselt püüab iga aasta sularahast vabaneda pea 15% inimestest, kellest kolmandik kaotavad oma vabaduse. Sularaha hävitamise eest võib saada kuni 50 000 eurot, korduva rikkumise eest määrata kuni 5-aastase vanglakaristuse. Mida sa edasi kavatsed teha? Hiljuti avanes uus tööots. Nüüd saab vähemalt miinimumtulugi ära anda. Ega see palju pole, aga vähemalt midagi. Aga pikemas perspektiivis? Kahjuks on selliseid inimesi nagu Eerik hetkel maailmas palju, kes elavad palgapäevast palgapäevani ja laenust laenuni. Otsaga äärt ei paista selliste inimeste muredel kuskilt tulevat enne, kui ei viida maailma ökonoomias läbi tõsiseid muudatusi. Kui näete tänaval kedagi, kellel on ees suur kogus raha, siis püüa neid aidata. Ka võetud viiekas on abiks. Ja hästi. Okei, aga aitäh, et tulid. Mida